teeks täna? Ma ei tea. Lähme Kanadasse. Toi. Lähme. Toi. Mainiks alustuseks kohe ära, et ärkamine varakult, et kella 6 tööle jõuda või et kella 6 hakata lennujaama minema, on ikka 2 täiesti erinevat ajaarvamist. Esimesel juhul on esmaabi andmiseks hommikul vajalik korralik annus kofeiini. Küll aga teisel puhul ma magan ilmselt silmad lahti ja süda on elevusest lihtsalt leekides. Uskumatu, et peale 3 aastat ja kõiki neid shoppingutuure hiljem mahub kogu mu elu lihtsalt kohvrisse ja seljakotti ära. Okk või? 23,6. Nüüd saab midagi maha võtta. Hola. Oleme jõudnud Helsingi lennujaama, et minna Kanadasse. Esimene lend on meil 9.25 ehk siis 2 tunni pärast. Ja sealt edasi lendame juba Montreali, Quebeci. Mis plaan on? Lähme Kanada võsi. Ja mis seal teeme? Lähme seikleme, piilume sugulased algul üle ja siis... Ja siis vaatame, mis Kanadal päriselt pakkuda on. Aga Kanadas näeme. Täiega lahe. Mul on ikka väga vedanud, et ma olen leidnud sellise spontaanse reisikaaslase, nagu ma isegi olen. Piisas ainult küsimusest, kas sa tuleksid minuga Kanadasse ja ilma pikema mõtlemiseta oli vastus ilmselge jaa. Järgmisel päeval olid juba viisaavaldused sees, ootasime oma viisasid ja nüüd siin me oleme Helsingi lennujaamas ootamas oma esimest lendu Pariisi, et sealt edasi Montreali poole lennata. Ega kui 2 klooni on kokku saanud, siis mingi tsirkust hakkab siit tulema. Sa valmis meisterdasid? Tillu. Teili lemmik. Naine. Vana trikka ikka nüüd. Terve. Olemme sinua vasta ja vahel. Huomenta, tässä konekapteeni Antti Kahninen. Toisena ohjaajana tänään Eero Kairi. Meidän koko miesten puolesta tervetuloa lennolle kohti Pariisia. No anna 2 sõna. Kuidas on? Mis tunded valdavad? 1-2. Päris pull. Läbika ja... Tahad ma teen su kõik lennufantaasiat teoks või? Davai. Totti tahad katsuda või? Ikka. Seda mis asja. Kohal 46 minuti pärast Pariisis 20 kraadi. Ja me oleme praegu Hollandi kohal. Esimene vahepeatus armastuse pealinnas Pariisis. Tere tulemast! Tõe hetk, tulevad kohvrid või ei tule? Rambo!
see on naine. no mees tuleb appi. Võtad see ka, noh. Toob ära. No nii, aeg on sammud täis teha. Teeme uue check-in'i ära ja siis Mademoiselle tahab süüa. Ootab. Vanasti peeti neid palveid asju enne sööma hakkamist. Nüüd ei saa enne sööma hakata, kui on üles kõik filmitud. Prantsusmaal. Head isu. Pariisis olemine jääb küll natuke põgusaks, aga nüüd Montreali. Ja järjekord lennujaamas on täpselt sinna 45. väravani nagu. Lennutrip pool 2. Maskipall on alanud. Ma naeratan tegelikult. Olevat särame. Lihtsalt näeb. Jaa. Kõik või? Jaa. Väike lennuki gurmee. Mis sul on? Ei tea, kuhu me lähme. Ei tea. Ei ole veel siiani aru saanud. Aga vaatame, mis siin on. Üks kana olema vist. See on... Ma ei ole kindel, mis see on. Kanakarja järgi. Ja mis sul seal all on? Time for repeal. Aga jääd. Mis siin vahepeal toimunud on? Kaugel oleme? Kaua läheb? Kõrgel oleme? Kiirelt sõidame? Palju väljas temperatuur on? Kõike tahan teada lihtsalt. Ja siit me läheme. Natuke veel ja kohal. No härra. Väike reportaaž, vahe kokkuvõtte, mis on tunded, mis tunded valdavad. Kas on kohale jõudnud, millega me hakkama saame, kuhu läheme? Esimesed tunded, esimene Kanada õlu, Canadian õlu. Mõnna. Ritsa töötab. Raadio on sees, siis on mõnna ja 4,5 tundi veel ja Montrealis. Vaatame, mis edasi saab. Prantsuse aja järgi on meil kell 22.23, Eesti aja järgi 23.23. Mis Prantsuse? On. Kanada. Kuule. Räägime Kanadast. Me oleme Kanadas. Kanadas, mis kell on? 4 läbi kohe natukene. Jaa, kell on 4 midagi. Tundub, et alustasime hommiku vara, ärkasime 4.30 ülesse. Aga uskumatul kombel 15 tundi hiljem 4.30 jõuame Kanadasse, nii et ma ei tea. Tundub, et teleportimine on siiski võimalik. Oleme siin Air Canada pardal. Käisin on mängu pooleli. Kus hääl tuleb, kuhu ei liigu? No ei liigugi. Ma täiega naeratan, aga seda ei näe lihtsalt. Ma säran nagu säraküünel lihtsalt, aga seda ei näe. Seda ei tuvasta isegi see uus kaamera mitte. Kohal! Ma olen ka kohal. Oled. Davai, let's go!
lend on läbi, aga nüüd hakkab kõige põnevam osa. Immigratsioon. Kas meile üldse väljastatakse tööviisa või mitte või peame lihtsalt ümber keerama. Igatahes jube vässu on olla, nii et üldse ei oota seda osa nagu. Aga... Siis hakkab kiiremini trip Euroopas. Aasta aega varem. Elame, näeme, vaatame. Davai, bye! Ütleks, et trip oli päris väsitav. 4.30 oli juba äratus. Praegu me oleme alles Montrealis. Eesti kella järgi on kell vist 1.30. Siin on 4.30. Nii et ma olen igatahes metsikult väsinud, tahaks juba magama heita. Aga meil ilmselt läheb veel paar tundi immigratsioonis ja 1,5–2 tundi veel, et Quebeci sõita, nii et palju õnne meile. Trip ei ole veel läbi, kus on see entusiasm, kus on mis iganes asjad, mul seda ei ole, ma tahaks toitu hinda. Hommikust saadik lennujaamade peale mul sammud ka täis saanud, nii et hästi elame. Vahemaad lennujaamade terminalides on metsikult pikad, nii et viisad käes. Lõpuks ometi 2 tundi hiljem jõudsime, saime paberid aetud. Miks sa nii väike oled? Ja nüüd võtame oma kotid ja lähme seiklema. Lähme Quebeci ära. Lähme seiklema. Bye! Lähme! Let's go! No davai, ma võtsin hetke, et natuke kauem filmida. Tere hommikust Kanadast! Pesemas käidud, inimese tunne on rohkem olla nagu. Aga eilne trip läks meil umbes 24 tundi. Alates sellest, kui märkasime, kuniks jõudsime siia Kanadasse Enno sugulase juurde. Aga meil viimane lend isegi hilines, sellepärast, et kõik inimesed ei jõudnud õigel ajal lennukile. Nii et jäime hiljaks umbes tunnike. Lisaks sellele Kanada immigratsioonis läks meil aega ikka jupp aega. Aga see ei olnud nii jõudne, kui me arvasime või kuidas seda on päriselt kirjeldatud. Nii et tegelikult ei küsitudki väga palju dokumente, vaid kindlustust, arrival can'i ja viisat ennast. Et ülejäänud kõik oli lebo, lihtsalt ooteaeg sellisel hilisel tunnil. Nii et oleks lihtsalt tahtnud seal magama jääda. Aga pole hullu. Jõudsime edasi. Kohvrid olid meil juba lindi pealt maha tõstetud, nii et enda õlgu ei pidanud murdma. Ja siis läksime Enno sugulast üles otsima. Aga suht raske oli valget Nissanit leida. Ei teadnud, kuhu täpselt minna ja kuna meil praegu veel Kanada SIM-kaardi ei ole, siis meil ei ole võimalik helistada ka, nii et kohaliku lennujaama wifi'ga proovisime teda kätte saada. Ja parkimisplatsile jõudes meil wifi't enam ei olnud, raske oli üles leida. Enno jooksis lennujaama tagasi, et seda teha. Nii et tunnen meie võõrustajale kaasa, kes pidi meid paar tundi lennujaamas ootama tänu lennu hilinemisele, immigratsioonile ja sellele, et me lihtsalt teda üles ei leidnud. Aga pole hullu, oleme kohale jõudnud. Aga mis me siin alguses Kanadas teeme on see, et me kasutame sellist asja nagu woofing. Ehk siis teeme tasuta tööd toidu ja majutuse nimel. See on imeline võimalus jalad alla saada ilma mingite väljaminekuteta. Peame tööd tegema umbes 5 tundi päevas või midagi sellist. Et see ei ole midagi hullu, et muidu kui ootame oma maksunumbrit, telefoninumbrit, pangakontod, mis iganes asju, siis see oleks lihtsalt väga suur väljaminek, eriti siis, kui sissetulekut ei ole. Aga
kus me praegu oleme, on õunafarm. Kuna hiljuti käisid hästi suur torm üle, millest isegi vanemad inimesed, kes siin elavad, räägivad, et nad ei ole enne sellist näinud, siis siin on hästi palju kahjustusi. Hästi palju puid on kahjustada saanud, seda nägime maantee äärest ka, kui siia jõudsime. Aga ega midagi, ma ei tea, mida oodata. Ma olen igatahes elevil selle Kanada seikluse pärast. Ma olen just minemas hommikusöögile. Nii et ma kindlasti jagan seda kõike teiega ka. Aga praegu järgmise videoni. Tšau!